Millised plaanid on aktsiaseltsil Võru Vesi siin Sõmerpalu vallas Järvere külas? Järvere külas on Võru Vesi esitanud KIK-i taotluse selle aasta alguses. KIK-i nõukogu otsustas rahastada projekti Järvere vee- ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine, mille raames siis rajatakse Järveresse uus reoveepuhasti, rekonstrueeritakse olemasolev puurkaev ja rajatakse kokku 3,6 kilomeetrit nii vee kui ka kanalisatsiooni torustikke. Ehk siis ehitatakse ka uusi torustikke ja rekonstrueeritakse kõik vanad torustikud. Olemasolevat klientidele tagatakse uued ühendused ja uutele klientidele, kes siis praegu selles Järvere külas kliendid ei ole reokogumisalas, et nendele siis ehitatakse välja uued liitumispunktid. Palju siis uusi kliente on oodata? Uusi kliente on oodata, ega neid väga palju ei ole, et enamus on ikkagi Järveres liitunud, et nii vee kui kanalisatsiooniga, et uusi kliente tuleb circa 10 tükki kanaliga ja natukene vähem veega, sest veekliente on praegu rohkem. Aga miks Võru Vesi just siia Sõmerpalu valda kulutusi teeb? Võru Vesi nüüd otseselt ise ei tee kulutusi Sõmerpalu valda, et me juhime küll projekti ja meie tööaeg tuleb selle projekti juurde, aga omaosaluse selles KIK-i projektis tasub Sõmerpalu vallavalitsus kohaliku omavalitsusena, kelle ülesanne on ka siis tagada elanikkonnale vastavad teenused. Milliseid projekte nüüd Võru veel lähiajal veel ees on ootamas? Lähiajal on oodata Sõmerpalu vallaga seoses on oodata lähiajal Osula küla vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise projekti, kus siis ka veetöötlusseadmed ja reoveepuhasti pool vaadatakse üle. Et praegu hetkel on Võru vee käest tellinud kohalik omavalitsus tehnoloogilise projekti, mis siis on plaanis esitada järgmine aasta KIK-i keskkonnaprogrammi esimesse vooru. Et arvatavasti see on kas siis jaanuaris või veebruaris olenevalt, kuna see voor välja kuulutatakse, et otsus tuleb tavaliselt siis kuskil jaanipäeva paiku, et siis saab projektiga edasi minna. Ja mis puudutab siis ülejäänud piirkondasid, siis Mõnistes praegu käib reoveepuhasti juures septikupaigaldus. Sarus sai valmis just uus reoveepuhasti. Võru linnas oleme Ühtekuuluvusfondi toel hankinud selle aasta jooksul mitmeid vahendeid, nii sõidukeid kui ka tehnoloogilisi vahendeid, näiteks saime uue torustiku läbivaatamiskaamera, lisaks arendatakse siis geoinfosüsteemi, kus siis koondatakse kokku kõik vee- ja kanalisatsiooni torustikega seoduv info kõigis piirkondades, mis meil siis praegu hallata on. Millal siin Järveres tööd pihta hakkavad? Järveres on praegu niimoodi, et riigihange on välja kuulutatud, pakkumuste esitamise tähtaeg on 7. jaanuar, et eeldatavalt soovime sõlmida lepingu veebruarikuu jooksul ja tööd siis hakkavad pihta vastavalt siis ilmastikuoludele kevadel arvatavasti. Ja sügiseks on torud maas? Sügiseks tahaks torud maha ja et oleks kõik tänavad ka ära taastatud kuskil oktoobri-novembri alguseks.